hommikust! mõisapreilid lähevad täna Eesti mõisate päevale. Täna on viimane päev, kui see toimub ja me alustame oma teekonda. Hetkel sõidame me Kabala mõisa. See on Türi vallas ja me oleme kõik väga elevil. Johanna on nii elevil, et ta saab jälle autoga sõita. Välja, et me kogemata sõitsime valesse kohta, aga nüüd me oleme vist õigel teel. Kas annab tõuka aega ka? I'm going to contribute, but you're not really sure what you're talking about. Halleluuja! Üks asi, mis on omal ajal olnud kõik nagu stiilis barokk, roosa. Kahjuks tuli välja, et see Kabala mõis, mida te näete siin taga, on tellingutes. Ja me ei teadnud, et me sisse ei saa, kuigi tegelikult peaks ju saama. Lehekülje järgi aga ei saa. Nii et lähme edasi. Väike sissepõige. Tegelikult on nende unustatud mõisatega kõik väga hästi. Ja nende koduleht ka töötab ja need üritused toimuvad. Aga me oleme lollid ja me ei oska kasutada nende kodulehte. Nii et esimesed 15 minutit me lihtsalt seikleme ringi ja vaatame erinevaid mõisasid, kuni me siis jõuame selle ühe mõisani, mis on lahti ja kus me saame kõik selle õige info kätte. Nii et nautige meie seiklemist ja pidage meeles, et me oleme lihtsalt lollid. What the fuck? Oota, ma ei lugenud, siin on. Meil on mingi nohtelaad. Okei, Lahmuse mõis. Lahmusel asub üks ainulaadsemaid mõisaensambleid, mis on säilinud. Hooned loovad harmoonilise miljö. Varaklassitsistlik härraste. See on veranda. Okei, see vlog tuleb väga huvitav, sest et jõudsime siis oma arust Lahmuse mõisa, mis mõisakoolide lehekülje järgi peaks täna lahti olema. Tuleb välja, et Johanna ei saa vetsust välja esiteks. Mis see ikka jookseb? Ei. Yeah, it's fine. Jookseb või? Jaa, jookseb küll jah. Nüüd on fine. Ühesõnaga, mingil põhjusel ka Lahmuse mõis ei ole täna lahtist, et siin on laager, nii et meid visatakse välja ja nüüd me ei tea, kas kõik need mõisad, kuhu me plaanisime täna minna, on tegelikult avalikkusele suletud. Nii et ma ei tea, mis toimub, aga see on meie Austagasside praegu 2 mõisa, kuhu me oleme tahtnud minna, on olnud kinni. Hoidkem kõik oma pöidlad ja varbad, et vähemalt järgmine mõis, mis on Olustvere mõis, on lahti täna ja võtab meid vastu. Valevarstil on igal pool. Ja me viirusid kahekesi mööda. Ma ei ole ju vastas suunas. Mõisapargi aadliku koht. Head märgid, siin on suur turismibuss, siin on inimeseks, kui inimesed ringi, nii et me vist oleme õiges kohas. Siin on väga, väga ilus. Need ongi üldiselt. Ehitatud 17. sajandi alguses. No esimene korrus siis. Seal oli kirjas, et esimene korrus oli. Härraste maja oli mõisa peal. Me oleme
palju selliseid väga laenu. See on nii pime, aga... Vaa. Vaata seda tapeeti! Muidu selle podcasti mõisega, et äkki ma oleks veel pidanud meie Eurokonspekti seda vaatama. Ma ei usu, et me oleme selle kohta rääkinud vastades. Seda trepipilti. I guess siin ei ole. See on mu lemmikkoht maailmas. Kui isegi peldik on nii ilus. Ma tõesti ei tea, kuidas me ei ole varem siin Olustvere mõisas käinud, aga siin on väga ilus peahoone, uue peahoone interjöör on väga kaunis, pargiala on nii ilus ja tänapäeval tegutseb siin majandus- ja teeninduskool, nii et need õpilased, kes saavad siin pargis õppida, teil peab vau. Patseerime siin Johannaga nagu mõisaaegne paarikene. Naudime romantika. Ei, me oleme lihtsalt sõbrannad. Väga lähedased sõbrannad. Pead sa rõhutama väga. See koht on nii ilus, aga nüüd ma olen ära kaotanud Johanna ja Miia. Ma ei tea, kust nad on, et ma ei leia neid üles, aga see on okei, sest ma saan ringi seigelda. Anyways, let's go find them. Siin on nii ilus park, siin on tunne, nagu sa jalutaksid keset metsa lihtsalt. Ja seal on üks tiigikene ja selle poole me nüüd lähme. Sest et kui on üks asi, mida ma armastan, siis see on veekogu. Ja kui veekogu on koos mõisaga, siis ma väga sooviksin, et see koht oleks minu oma. Oh my god, seal on kaev. Mul on tunne, et ma kuulan neid. Oh. Ja seal nad on. Oh, look at them. So cute. Siin on väike järvekene. Nad on puude taga kogu aeg. Look at the gorgeous view. Siin on nagu väga palju kasutatud maakivi, mis tunduvad. Look at it. Tahad veel spreid või? Ma ei tea, kas te näete või ei, aga seal on näha väikeseid sillakesi ja nad on nii nunnud. See on nii muinasjutuline, mis siin on lihtsalt. I like being a vlogger. It's giving me years. Väga. Kõigepealt me oleme nüüd osa väljas. Oota, ma võin teha nipsu ja siis keerame. Okei, teeme kiiresti. Okei, vaatame sinna. Jep. Nips. Oi. Ma tahan ka mängida. Nii, ma siis räägin ka kaamerasse, sest 2 naist sunnivad mind. Aga mida Lahmuse mõisas ja siin Olustvere mõisas on näha palju kasutatud maakivi hoonete ehitamiseks, millest võib järeldada, et kuna see oli rohkem loomulik sellele piirkonnale ja oli lihtsasti kättesaadav materjal, siis kasutusse võetigi.
vesi pissiv. Got a time. Praegune kõrand. igatahes tuleb välja, et see koht, mis meie arvasime, et on viinaköök, on tegelikult keraamikakoda. So, you know, rookie mistake, I guess. Pipiponi. Every night in my dreams I see you, I feel you. Olgu, aitäh teile. Ma annan info edasi. Ilusat päeva. Ma leidsin mingi kohviga, aga seal on ainult üks taimetoidu või roog. Ja see on? Mingi salat. Meil on juba kõhud tühjad, nii et teeme väikse söögipausi ja siis edasi. Mis meil järgmine oli? Sütiste? Sürgavere. tere kõigile, meie oleme nüüd söönud, mis tähendab, et meie tuju on nüüd väga hea. aga osaliselt ka sellepärast, sest tööd päris super. Me käisime söömas Auksi kohvikus ja seal oli väga palju head valikut, väga hea hinnaga, seal oli vegan valikuid, mis on väga tore ja väga hea, et see oli, sest et me oleme suht ei kuskil. Meile pakuti suupistet tasuta. Ja meil ainult tasuta suupisteid, mis maitsesid nagu pitsa, see oli elu parim asi. Värskelt küpsetatud ciabatta. Ja värskelt küpsetatud ciabattat, igatahes. We were spoiled, guys. It is also a hotel. Ja see on motell ka. Ja ausalt öeldes, ma läheks sinna. Ma usun, et hommikusöök on fantastiline. Mis on minu jaoks isiklikult puhkuse juures väga tähtis on hommikusöök. Kui see on hea, siis puhkus on ka hea. Igatahes, aga nüüd me suundume järgmise mõisa juurde, mille nimi on Sürgavere. täpselt, Sürgavere võis. Nii et näeme seal. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga ma ei ole väga paljusid funkmõisasid näinud. See ei ole algselt olnud funk, see on lihtsalt 30-ndatel ümber ehitatud. Aga see funkmõis on ikka nagu väga teise ilmega. Nagu ikka mõisale kohane on siin kõrval ka mõisapargike. Väga mõnus. Helena, kas on soojustatud? Jaa. Kas see on soojustatud? On küll. Paks puu. See on tõesti üks paks puu. Saan aru, et see on nagu originaalne mõisa osa, sest see on juurde ehitud. Aga jah, nagu te aru saate, siis järjekordselt me ei saa sisse. Nii et ma ei tea, mis toimub mõisakoolid.ee leheküljel, aga täna ei ole enam mõisapäevad. Aga see ei tähenda, et meie reis otsa saaks, sest et me lähme ikka nendesse kohtadesse, kus me plaanisime minna. Siis me oleme juba siin. Absoluutselt teine kõrvalepõige, aga kuna me ikkagi oleme kunstiteadlased, siis me nägime siin Sürgaveres just ühte üliägedat maja, mis tuleb välja, et on endine rahvamaja. Nii et teeme kiire välituuri siia ka. Vaatame natukene akendest sisse. Siin on need lava detailid. Mehaanikad. Kuidas tahaks ilmendatud?
see on ka sport. Vaadake neid aknadetaile. Mõisad meelest läinud. Just a bunch of girls having a good time. Järgmiseks Pärsti mõis. Kõlab nagu loogiliselt. Või siis geoloogilised uuringud, kus nagu viskad selle vette, vaata, kes ei tea, kuhu see vesi. Mõisa kõrval väike autode surnuaed, nagu ikka. Pöörame tähelepanu ka sellele, et mõis on puidust. Aga sellel mõisal, kuna see on Šveitsi stiilis, siis sellel on väga ilus pitsdekoor, mida on näha seal katuse all ja aknaraamide peal. Ning hoone teisel poolel on tegelikult seda veel paremini näha. Jast siis, kui me sisse ei saa. Olgu me ei saa sisse, me võiks teha ümberringi vähemalt jalutuskäigu. Ei, paneme aia ümber ja paneme lukku ka. Seal on taga nunju punane. Seal on katusel näha väga ilusat pitsi. Mis stiil see on? Šveitsi. Üritab eeskujutada mida? Šveitsi alpi majakesi. No vaadake seda detaili sellel kõrvalhoonel, isegi aastanumber on ilusti välja toodud. Oh my god! Okei, me ikkagi kuidagi saime sisse, mitte majja sisse, aga hoovi, nii et siis saame hoovi poolt ka näidata seda. Väga ilus on. Kõik ei olnudki lukus. Jumal tänatud! See uks on väga ilus, aga ma arvan, et ta on originaalne. Vähemalt ta näeb väga nagu harmooniline välja. If I had a wet wipe, I'd wipe that poop off. Oh my god, I put my hand in it. I need that wet wipe now. Ja nüüd lähme Heimtali mõisa. Nagu need võiks küll olla. Ma ei tea, kuidas tegelikult lubati nagu siia sisse ehitada, sest see on nagu uus ehitus, eks ju. Nagu... Samamoodi nagu siin vanade vahel. See on 15-nurkne maakivist ja tellistest laotud ringtall. Keserani on Kas tõesti meie kodumaa on nii ilus või? Kivi ja lillad liblikatega. Helena, mis see on? Mul ei tule see sõna meelde. Veranda. Veranda. Veranda lemmiksõna. Seal on valve peal. Ettevaatust, valve! See on väga ilus põrand. Ma ei jõudnud rohkem vaadata, kuna mind ähvardati. Ma tahan tšaavides. Võib-olla tahaks jääda. See on siuke asi. Jõudsime Vanavõidu mõisa ja tundub, et see on lahti, nii et vähemasti kuhugi saame sisse minna ja siin on väga-väga ilus. Uksed on lahti vähemalt. Jep.
see on konkreetselt nagu tõllaajad. Või milleks? see on nagu valde kohake. Jusuga. See on ikka originaali. Miks see peaks olema lill? Teise Pompei kaevamise tõttu tuli jälle moodi need samad värvid ja joonistused. Natuke hobi. Meil on head ja halvad uudised. Esiteks me saime aru, et mõisapäevad ikkagi toimuvad täna, aga ainult nendes mõisates, mitte kõikides nendes, mis seal leheküljel olid. Nii et nüüd me turbotame kõik lähimad mõisad läbi, mis siin on. Me üritasime ka siin giidituuri käia. Olime seal 20 minti. Noh, ütleme niimoodi, et see giidi naine oli väga tore, aga ta oli ilmselt väga väsinud juba. Nii et me lihtsalt nüüd jookseme edasi ja vaatame. Aga vana võidu väga äge. Interiöör on nagu top notch vana auto. Täiskäik edasi Põltsamaale. Me nüüd proovime 2 tunniga ära teha selle, mida me plaalisime teha terve päev. Jep. Ehk siis meil on nüüd vaja 5 mõisa läbi käia 2 tunniga. Ja esimene mõis on poole tunni kaugusel. Aga me saame hakkama. Ma vist ei selgitanud enne, aga miks me nüüd nagu kiirustame, on see, et mõisapäevade raames, kui sa kogud kokku vähemalt 6 mõisa templid, kus sa oled käinud, siis sa võid võita kutsed ühele mõisapeole sügisel. Ja no ilmselgelt mõisapreilid tahavad peole minna. Nii et me üritame kuskil 2 tunniga käia kõik ülejäänud 5 mõisa läbi, mis siin enam-vähem lähedal on Jõgeva maakonnas. Nii et me lihtsalt olime kogemata vales maakonnas olnud terve päev. Aga ei, me jõuame kindlasti. On ju? Me jõuame kindlasti. Why do I hear crickets? Vaata nagu meie oleme. Ei, with God. Ma lihtsalt mõtlesin, kui väga ma juua tahan nagu sellel peol. Ma olin nagu mingi, miks me üldse tahame sinna peole minna? Tasuta juua! Miks me riskime oma eluga praegu, et ületame kiirust võib-olla, võib-olla mitte, et juua seal peol? Ja me saame sinna peale. 100%. 100%. Me oleme juba kutsutud. Põltsamaa on käes. Saime oma templi. 4 veel. 4 veel. Ja, väga tahaks jääda siia, sest siin on nii ilus, aga lihtsalt ei jõua praegu. Siin on kohvikute päev ka veel, mis on eriti tore, et me seda ei saa nautida. Aga noh, saame hakkama. Saad on nii ilus. Isegi ei pea korda tegema. Lihtsalt pese. You heard it here first. Ma ei jõudnud mitte midagi filmida. Oi, seal on kass. Ma ei jõudnud mitte midagi filmida praegu, sest me jooksime sisse ja saime oma templi, aga need töötajad olid nii toredad. Adavere mõis jääb mulle väga meelde. Siin oli 100. kemps, kus on mõisahärrad käinud number 2 ja väga ilusad taastatud maalingud seintel. Väga ilus trepp. Väga ilus. Väga ilus trepp. See on väga tark akadeemia, you know. We love Dark. Giving Edinburgh. Väga ilus, aga me peame edasi, mul on nii kahju. 70-ndatel ehitati sinna lava sisse, et seal ei ole päriselt originaalset lava olnud. Jah, mulle meeldib, et me kinda nagu Sabalinna paika sain, aga see on ju nõukaaeg, see on nagu mingi... Oli või? On või? Vist jah? On jah. Me ei ole nii lollid, kui me välja näeme. Tegelikult me näeme väga targad välja. Aga seal oli laes väga ilus laemaal, nii et see ilmselt on olnud mingisugune teetuba või selline drawing room, aga ja seal oli ka väga ilus roheline käimla, kamin ja plaaditud. Kinda, ma ei tea, kas
reljeefne kahvelohi, väga ilus oli, väga toredad töötajad, mul nii kahju, ma peaaegu oleks endale kõrvarõngad ostnud, aga ma ei jõudnud, sest et ei olnud aega selleks. Aga very cute, loved it. Ja nüüd edasi Pajusi! Minu taga on siis Pajusi. Jõudsime sisse, õnneks ei pidanud isegi piletit ostma, saime lihtsalt templi kätte. Tegime kiire sissepõikega, vaatasime, ei olnud väga palju hetkel vähemalt mida vaadata. Tuurile ka ei jõua, nii et edasi järgmisesse kohta ma ei mäleta kuhu. Aga kuhugi me lähme, meil on veel 2 templit vaja koguda, ma arvan, et me jõuame selle tehtud. Sambad, see ilmselt oli Sambad. Kõrt. Ei, ma arvan, äkki see oli ikka aidahoone. Sest... asukoha järgi võiks see olla rohkem aidahoone. Jah. Me saame sinna peole. Me saame sinna peole. Me saame sinna poole. Say with me. Me saame sinna peole. Me saame sinna peole. Me saame sinna peole. Peame seda ümber lõkke tegema. Ei tohi naerda enam, me reaalselt sõidame pärast pera perse. See oli märk praegu universumil. Okei, nagu calm down. Calm down. Mis te ütlete selle torni kohta? Üks tempel veel! Wow. Kass kapoti peal, tuts, tuts, tuts. 1870, 1880. Veel moodi kui... Tegime ära, me saimegi kõik 6 templit kätte, nii et hoidkem oma pöidlad, et me saaksime need kutsed sinna peole luua mõisa, sest et mõisapreilid oskavad tähistada ja pidutseda küll ja veel, nii et see oleks ideaalne me jaksame juua. Oi, kuidas me jaksame juua. See mahla ja... Oi. Aga igatahes. Viinamarja mahla. Me saime peole. Siinkohal peame nentima, et me täpselt ei tea, mis meid ees ootab, sest et see kava oli väga ahtrasõnaline. Me teame, et meid ootab kohv, kook ja ansambel. Ja tuur. Ja tuur. Aga mis see täpselt endast kujutab, kaua see kestab, kes seal on, palju inimesi seal on, me ei tea. Aga we're dressed smart casual. Me oleme valmis natukeseks peoks. Kui väga peoks läheb, siis riided lendavad, jalanad lendavad. Riidedki Okei, võib-olla mitte kõik riided, aga no matlik ikka lendab ja võib-olla klaaskingake lendab, aga väga elevil, me oleme oodanud seda mitu kuud. Siin me oleme peole minemas, loodame, et me leiame uusi tutvusi, sõpru, tuttavaid ja loodame, et toit on maitseb. Ma loodan, et nad pakuvad süüa peale kuhugiga, sest mul on kõht väga tühi. Aga... Ma sõitsin mööda. Hell yeah! Me oleme kohal. Walk me through your outfit. What are you wearing today? So I have a little shirt. She has a little shirt. It has flowy sleeves that are hidden. Mm-hmm. Then I have a little flowy skirt. Mm-hmm. And then I have something black. Because, you know, you gotta have something black. Then I have something black. And then I will take this off. Mm-hmm. I'm wearing last minute panic. Okay, girl, walk me through your fit today. Minu fit on Collective Clothing Monte, väga ilus, väga fancy,
Siin all on peidus kleit, mida ma ostsin Viljandi Katsukast, very exciting, ja Converse'id. Hell yeah. As always. Hell yeah. Hell yeah. Arvon see, mis muutumatuks jääb, jääb. Oli pille ja asunaid, oli lihahoog, no päev oli rahvas koos. Kui mis värvi on armastus, kui läbi lõpp, kui läbi lõpp. Kui läbi lõpp, kui läbi lõpp. Tegime meestega pilti. Me pidime lihtsalt... Poistega. Me lihtsalt pidime. Jaa, mul ei ole sõnu. Nii arvan. See oli tõesti täpselt see, mida ma mõtlesin. Siuke mõnus simma, aga nad laulsid hästi vähemalt, nii et see oli tore. Mu lemmikmoment oli see, et üllatus, ei tea, kes see on. Parklas on lihtsalt nende bussmandripoisid. Kõige ees, kui sa sisse tuled. Üllatus. ma ei lugenud seda bussi. Aga neil on nagu enda disainitud buss. Üks päev on meil enda disainitud buss. Üks päev. Okei, me tuleme korraks õhku hingama, siis läheme sööme kooki ja siis lähme tuurile ka, on ju? kes ehitasid ju õpilased. Siia tulid kõigepealt 48 õppima täiskasvanud mehed, mõelge, mis aastas oli peale sõda. Mehele öelnud, ühele külamenele öelnud, et Aknad on asi, aga ma arvan, et see oli mingi ahju osa. No nii, meie seiklus on nüüd lõpule jõudmas. Me oleme tagasiteel koju Luua mõisast, aga mõisas endas oli väga tore. Saime kuulata väga toredat kontserti, mis ausalt öeldes pani tantsima, aga kuna me istusime, siis tantsida ei saanud. Aga see on okei. Me tantsime täna õhtul. Ja muidugi saime torti ja kui torti antakse, siis on väga hea. Ja tort oli ka väga hea. Nii et üleüldiselt oli kõik väga tore ja väga meeleolukas. Ning samuti ka tuur, kus me käisime, oli väga huvitav. Saime käia keldris, saime käia teisel korrusel, saime käia esimesel korrusel. Nii et terve mõis on läbi käidud. Ja saime teada naljakaid asju ka selle kohta. Nii et muidu on see täiesti edukas päev. Ning loodame, et järgmine aasta see ka toimub. Ja et järgmine aasta me saame ka ühineda. Vot niimoodi. Aga näeme teid varsti. Tšau, tšau!